Saab karistuslöögi vähemalt, jah, lükkas palli hästi mööda, tahtis ära joosta, aga kaitse blokeeris nagu selle edasiliikumise ja nüüd on siis Eestil võimalus, et tundub, et selline mõlemalt poolt selline standardite peale mängimine on ja väga palju mänguseisakuid on, et eks see lööb ka seda tempot alla ja Reim ja Lindpere nüüd palli juures. Ja päris palju mehi on meil nüüd karistusalas mõlemad. Eks see peamine siitmärk on vist Raio Piiröö. Tuleb ja värav! Ei, on värav! Täpselt. Ja tuli lõpuks 1-0. Oleme oma kommentaatori kabiiniga teise väraval, kus siis praegu Pavel Londak seisab ja ei olnud hästi siit märgata, aga tundus, et pall läks väravasse ja tõesti Eesti koondis on läinud Andorra vastu kohtumist 1-0 juhtima ja standard väravalööja on Andres Ooper. Ja nüüd meile näitab siin kodus kordust. Reimi tsenderdus, 2 meest jooksid selle palli peale, aga esimesest tuli ta üle. Ja Ooper siis taustalt lõi selle palli kindlalt väravasse. Et Kaimar Saag jooksis sealt eest läbi ja Ooper sai täiesti vabalt löögile. Ja Andres Ooperi 33. värav Eesti koondises ning selles Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis esimene värav. Veel kord korratakse meile seda olukorda, jah, 2 meest hüppavad ja Oopki kergem ka murduma. Ja Audi sissevise jällegi pikk Audi sissevise Dmitri Kruglovilt. Pall on mängus ja pealelöök. Aga läheb seekord kõrgelt üle värava. Kaimari lööb pöördelt, Kaimar Saag jõudis esimesena sinna selle lahti pöörd. Kruglov vahetab hoopis äärt ja väga hästi teeb seda, sest et nüüd on palliga Dmitriak. Ja väga kiirelt suutsime praegu oma tsoonist tulla vastaste tsooni ja... Aga Ooper vist oli suluseisus. Aga super hästi Kaimar Saag praegu rahulikult külmavereliselt nagu suunas selle palli rinnaga, et ei läinud ise mingisugust riivakat sinna värava poole üritama. Teda oli kaitse segamas, vaid kattis palli unistama jääda. Kiirelt kohe lennatakse peale. Praegu oleks see pall õnnelikumalt väljakule jäänud, oleks väga ohtlik rünnak tulnud. Väga ilus liigutus Kaimar Saagilt. No, see ongi Kaimari see trump, et ta on noor ja näljane, et ta jaksab nende võib-olla ka lootusetute pallide pärast võidelda ja praegu jälle tegi oma kaitsele ära. Ja eksivad ja Lindpere pääseb löögile ja värav! Joel Lindpere teeb seisuks 2-0 ning kõik algas jällegi Kaimar Saagi eeltööst vastaste eksimus ja 2 meest, kes olid suure küsimärgi all enne tänast kohtumist. Andres Ooper, Joel Lindpere mängivad ja mõlemad mehed on löönud värava. Võib öelda, et see koduväljak tegi selle karuteene praegu, et näeme, kuidas see põrkav pall, et sellel ei olnud sugugi kerge pihta saada ja lõi kaitse mööda ja Joel sai vabalt löögile. Väga hea löök ka Joel Lindperelt ja teame, et Lindpere on varemgi väravaid löönud sellistest olukordadest karistusala lähedalt, karistusala joonelt paarikümnelt meetrilt ja see on Joel Lindpere läbi